Tervist! Täna on meile enda ukse avanud meie kooli direktor, et me saaksime temaga teha ühe lühikese intervjuu. Tere, Ain! Tervist! Aga siin pikkapidi olegi, hakkame kohe otsast peale. Esimene küsimus on, et milline oli teie kolleegide esimene reaktsioon, kui koera esimest korda kooli kaasa võtsite? Ega ma väga ei mäleta sellepärast, et Agnese koe oli juba käinud ja kui võtan Agnese koevaga sama tõugu, siis ma arvan, et osad arvasid, et ma käin Agnese koevaga ringi. Mis on teie lemmik Eesti film? Ma arvan, et kõik noored võiksid Maleva ära vaadata. Kas olete hommiku või õhtu inimene? Hommiku. Tööd meeldib teha hommikul. Siis on pea väske. Milline on kõrgeim mäetipp, mille olete vallutanud? Kilimanjaro, Aafrika kõige kõrgem tipp. Käisime seal koos kolleeg Urmasega. Aasta oli äkki 2013. Mida te arvate tehnoloogia suuna 75. lennust, kellega koos ekskursioonil käisite, kui nende oma klassijuhataja ei saanud? See on väga huvitav küsimus. Niimoodi takka järgi. Mulle väga meeldis nendega koos. Selles mõttes, et nad väga lahedad tüübid olid. Ja kus te siis käisite üldse? Me käisime Jõgeval, vaatasime õlitehast ja siis Silmetis käisime, Sillamäel käisime, Kaevandustes käisime. Väga mitmekülgne. Jah, väga mitmekülgne. Kus selline küsimus tuli? Ma arvan, et see on nende enda poolt küsitud. Mõne tolleaegse õpilase poolt. Okei. Väga lahe. Mis on teie lemmik spordiala? See, millega ma niimoodi tegelen natukene on see, et ma käin praegu jooksmas. Siis meeldib mulle võrkpalli mängida ja diskgolf on asi, mida ma hea meelega mängin. Selge, jah. Milline on teie lemmik õppesuund? Ma ise olen lõpetanud loodusõppesuuna, aga kui ma nüüd ütleksin, et mul on eelistusi, siis ma muidugi ei saaks sellel ametikohal töötada. Kui saaksite kellegagi oma kolleegidest koha vahetada, siis kes see oleks? Ma ei oska seda nagu öelda. Aeg-ajalt ma olen hästi kade õpetajate peale. Sellepärast, et neil on nagu sellist tegelikku kokkupuudet igapäevaselt tunnis õpilastega ja see ongi ju tegelikult koolitöö sisu. Eks keegi peab selle funktsiooni ka täitma, mida mina siin praegu täidan. Just. Ja see on ka huvitav koht. Mis muudab direktoriks olemise meelepäraseks? Kooli direktorina töötamise tõsine võlu on see, et siin on noored inimesed, kes vahepeal naeratavad. Ja ei ole ainult jamad. On nagu selliseid toetaid asju ka. Okei. Kuidas kirjeldaksite Tamme gümnaasiumit ühe sõnaga? Tahaks ütelda sõbralik, sest meil on hästi sõbralikud õpilased, toredad ja sõbralikud kolleegid ja lapsevanemad on ka lahedad tüübid, et tegelikult meil siin nagu väga mõnus asju ajada, kui nüüd oleks keegi, kes kinnitaks seda, et direktor ja lolli juttu. Mina võin ka omast kogemusest öelda, et see sõbralik on võib-olla täitsa hea ja kirjeldus meie koolile. Milline näeb välja teie tavaline esmaspäev? Esmaspäev hommikul enam ei tule lehte. Seda paberilehte, mida ma hommikul tahan kohvi kõrvale lugeda. Esmaspäev on võib-olla kõige nagu ette prognoositum päev selles mõttes, et meil on juhtkonna koosolek ja siis on meil kindlasti see infokoosolek kolleegidega. Ta on ilmselt üks nädala nagu selliseid nagu tihedamaid ja aktiivsemaid ja võib-olla kõige vähem mõtlemist võimaldavamaid päevi. Kui palju tunde nädalas kulub teil direktori töö peale? Tavaliselt ma tulen siia mõned minutid peale 8 ja lahkun umbes 5 paiku. Ma ei tea, võta siis sealt umbes natuke alla 9 tunni ja korruta 5-ga. Vahepeal käin söömas ka. Ikka. Viimane küsimus on, et mis oli viimane raamat, mida te lugesite? Väga hea küsimus. Julgelt soovitan. Ma just mõtlesin, et huvitav, kas ma peaksin oma kõnes ka seda kasutama. Baltasar Russovi Liivimaa kroonika. Tegemist on väga hea raamatuga, mida tasub tõesti lugeda ja kust on tänapäeva aega nagu igasuguseid asju nagu üle võtta veel. Et nii-öelda üle tuua ja näha, et 450 aastat on möödunud ja vahepeal ei ole juhtunud mitte midagi. Aga nüüd päris lõpetuseks tuli mul praegu meelde, kas te olete näinud suurepärast komöödiaseriaali Naša Raša, Venemaal toodetud seriaal sellest, kuidas Venemaal asjad käivad. Põhja-Kaukaasias on üks telejaam ja selles telejaamas saatejuht läheb peaaegu iga sketši ajal selle kaadritaguse inimesega kaklema või vähemalt vaidlema. Tõeliselt head sketšid on need, mida ma soovitan. Ei ole näinud, aga siis saame ennast harida. Naša, jah. Aga see teine soovitus oli Maleva filmi, tasub kindlasti vaadata. Ma arvan, seda on ikka paljud lapsed ja noored näinud ka. Ei tea ka, et äkki ikkagi ei ole ja minu meelest võiksid nagu, see võiks olla kohustuslik nagu selline, olgu kohustuslik kirjandus mitte, aga
kohustuks. mina isiklikult põhikoolis olen seda filmi vaatanud Väga klassiga. Aga aitäh teile selle lühikese intervjuu eest ja ilusat päeva teile. olgu nii, jõudu teile.